tere, head investorid, kauplejad ja spekulandid. Börsijutud alustab taas kord. Tere, Markus. Tere, Märten. No nii, meil on sellised suured uudispealkirjad nagu tuntud kaupleja müüs tehnoloogia aktsiad lühikeseks ja istub rahas. Ma kohe kasutan ära selle clickbait'i, on ju. Ehk siis värskelt käisid ja jagasid oma tegemisi ja mõtteid. Räägime siis kohe täna meie enda portfellidest ja tegemistest natukene ka siia algusesse, et turud on ju sellised pöördelised olnud või sündmused on pöördelised olnud, et mis sa siis teinud oled, et selliseid pealkirju valmis vorbitakse sinu toimetamisest? Ja tegelikult ma ei käinud, et kutsuti raadiosse, aga tegime telefoni teel siit Hispaaniast, tegin intervjuu ja noh, see pealkiri on natuke dramaatiline, aga ei, Jaan-Martin on hea, et ta vähemalt ikka helistab ja kutsub mind vahel, et ta on üks ainukesi sealt Äripäevast, kes ikka tunneb huvi, kuidas mul läheb ja mida ma teen, et selles mõttes väga äge. Aga jah, võib-olla see sisu ise, et seal oli mingi 10-minutiline intervjuu, et kes seda saab järele Äripäevas kuulata, siis saab aru, et see nii pessimistlik ja dramaatiline võib-olla ei ole nagu see pealkiri, aga oma portfellis, noh, seal rääkisin ka lühidalt, võin öelda, et raha osakaal on tõusnud. Palju või mitmed need suured tehnoloogiaaktsiad on siin vahepeal realiseeritud, Nvidia, millest väga palju on juttu olnud, läks pea 500%-se kasumiga kinni. Ja tegelikult nendest suurtest tehnoloogiaaktsiatest ongi hetkel ainult Amazon ja Meta alles, mis on osaliselt hedžitud sektori lühikeste positsioonidega. Aga sihuke raha osakaal on pea isegi natuke üle 50%, et kui ma aasta alguses olin seal 75% portfellist oli uusaktsiatest, siis hetkel on see 45%. Okei. Ja ma saangi aru, et suur osa sellest portfellist, mis rahasse läks, tuligi nendest pikkadest trendipositsioonidest siis või? Ja see 2023 sügis, mäletad, kui me tegime saadet, ma olin Mehhikos, siis oli see dump and pump nii-öelda sihuke vale signaal minu jaoks, ma siis rääkisin ka sellest ja siis ma ostsin palju aktsiaid novembris 2023 tagasi ja sealt algas see viimase pooleteist aasta tõusulaine USA turul, nii et nüüd oligi see, et väga paljud nendest aktsiatest, mis ma siis ostsin, realiseerusid nüüd siis kasumiga, küll lõpus jah, tipust annan natuke tagasi, aga tegelikult seal oli häid tehinguid veel, et aga mõned asjad, mis ma ikka veel istun ja hoian edasi, mõned suured tõusjad, mida ma näiteks hoian edasi hetkel on Palantir ja MicroStrategy, mis endiselt on veel portfellis, et kuigi krüptoga sain jälle nagu vastu pükse, et siin juba teine aasta järjest on krüptoga olnud niimoodi, et kõik tõuseb, rallib, suured kasumid ja siis annan kõik jälle tagasi. Aga noh, ma pean võtma lahtise kasumiga riski, laskma kasumil joosta, et see saaks kasvada ja riskin sellega, et see risk nüüd on realiseerunud, et ma selle kasumi annan jälle tagasi. Et kui mul siin aasta alguses oli 60 coin'i portfellis krüptorahadest, siis nüüd on 8. Bitcoin ja Mm. seal mõned veel, Ripple ja Cardano ja mingid siuksed on veel alles. Okei, no aga üks varaklass, millest praegu üldse juttu ei tulnud, aga mis tegelikult on ju päris palju investorite ja kauplejate radaril ka, on kuld ja toormed. Kuld on sellel aastal ju teinud täitsa head sõitu. Eelmine aasta oli ka hea, on ju, mis see kulla hind on dollaris tõusnud sellel aastal äkki 16% ligikaudu või? Ma ei ole hindu vaadanud, aga mul enam-vähem need graafikud on silme ees, et ma toormeid kauplen ja kullas ja hõbedas mõlemas olen sees mõnda aega olnud. Vaata, mingi aeg, kui me siin rääkisime, ma rääkisin, äkki oli aasta tagasi ühes saates siin rääkisin, et ma tegin nagu toormekorvi asemel endale eraldi need toormete kauplemise strateegia. Ja siis mul on kuldhõbe. Ma nüüd tegelikult toormeid ma ei ole nii väga jälginud, sest et see on mul üsna väike osakaal portfellist, aga ma tean, et mul on seal veel äkki Nat Gas, mis see siis on, Natural Gas või? Maagaas eesti keeles Maagaas või vist. midagi. Siis ma mäletan mingi Live Cattle või Lean Hogs või mingid, noh, Mhm. seal on no nagu aga need.
Vask on ju aasta Kopper alguses on ka mul, kakskümmend seitse jah. protsenti on ju. ja aga Vask tegi mingi aeg peteka, ma mäletan, me siin eelmine kevad Vasest rääkisime, siis ta oli tõusnud palju. peale seda ma käisin korra Vasest väljas, sest ta järsult nagu kukkus. ja siis mingi aeg ma ostsin ta tagasi või noh, läksin pikaks, seda nagu ostsin tagasi. toormete puhul on nagu imelik öelda, on ju, ei ole päris nagu aktsia. et ma ei oma mingit vasemetalli või kulda füüsiliselt, vaid ma olen siis futuurides pikk. ja toormetest ma tean, et nendest naftafutuuridest ma olen väljas, et nii crude oil kui see veetikk, mis see teine on, crude ja ühesõnaga üks on see WTI. Ameerika ja üks on see Ameerika, teine vist Euroopa või UK või midagi. ühesõnaga nendest ma tean, ma olin väljas. aga jah, põhimõtteliselt võib-olla mingites teraviljades asjades veel, aga väga mitte, et nendes metallides. Ma just vaatasin seda vaske ise, sellepärast et mul on noh, otseselt mul on üks toormete korvi ETF, mida sai pandeemia ajal soetatud imeväikses summas. aga see on olemas, aga natuke suuremalt on igasugu kaevandajaid ja kaevandajate ETF-i ja siis sellel vase hinnal valdavalt sellepärast ise hoian ka silma peal. ja just vaatan siin, et vase hinnaga on nagu siuksed päris huvitavad asjad toimumas, sest seltsimees seal üle ookeani, kes nende tariifidega ähvardab ühte ja teistpidi, on tekitanud olukorra, kus vase hinnad siis erinevatel maailma regioonide börsidel on päris nagu niimoodi suurelt lahknenud ja nii palju, nagu ma siin research'ist ja analüüsidest aru sain, siis toimub selline võidu vangerdamine või laovarude ülesehitamine ja võidu vangerdamine enne seda, kui need tariifid kusagil kehtima hakkavad. ja selle tuules on see vase hind siis teatud börsidel päris hoogsalt üles läinud. ja noh, kaevandajatel on ka hästi läinud, et sellel aastal pluss 12% tõusu. aga sa oma seda toormekorvi hoiad ikka edasi, jah? ja ma seda hoian praegu edasi, jah. ma isegi ei Okay. tea, vaata, mäletad, mingi pandeemia aja saade oli, kus meil tegelikult see inflatsioon tuligi justkui ju toormetest, energiahinna tõusust või energiakandjatest võib-olla kõige rohkem, siis ma nagu arvutasin, et okei, et kui ma võtan paari tuhande euro eest ja meil ongi nüüd kiirenev inflatsioon, mis tuleb siis toormehindade tõusust, on ju, et siis mul oleks portfellis selline loomulik hedž, et kui tanklas arve läheb suuremaks, siis mul on midagi, mis portfellis ära tasakaalustab. noh, tegelikult ma siin just üks päev arvutasin, et mul on naftasektori aktsiaid täna nii palju, et tõenäoliselt või mitte tõenäoliselt, vaid kogu aasta kütusearve maksavad nende firmade dividendid kenasti ka kinni, on ju, et sihuke väike dividendiinvestori veidrus selliste asjade üle arvet pidada. ja nüüd sa tuletasid mulle meelde, et ma olen kohvis ka pikk, sest et ma vaatasin mingi aeg, et kohvi oli nii palju kallinenud, et ma vaatasin, et hetke kasumiga saab päris kaua seda kohvi juua, on ju, mis ma seal selles kohvis olen teeninud, aga samas noh, ma tean, et seda on niimoodi huvitav võib-olla mõelda, et oo, et näed poes, aga noh, tegelikult ju me saame aru, et seda portfelli raha või kapitali ei taha väga võrrelda nagu mingi poe ostujõuna, sest et siis ongi see, et kui annad lahtist kasumit tagasi, siis tundub, et oi, ma oleks nii palju saanud selle raha eest osta ja nii ja noh, et ma püüan ise ikkagi hoida seda mindset'i, et see kauplemise kapital on töövahend, see ei ole mingi ostujõud poes, et poe ostujõud on see, mis ma kannan välja kaardi peale ja mida ma poes kulutan. sellega ma olen täitsa nõus, aga dividendide osas ma tunnen ise küll natuke teistmoodi, et kui need naftaaktsiad mulle maksavad dividende ja seda on praegu hästi näha olnud need aastad 2020 kuni siis 2025, et kui nafta hind tõusiski ja olidki need 2-3 väga head aastat naftasektorile, siis toornafta hind oli kõrge ja dividende tõsteti ka ikkagi päris hoogsalt. et, et noh, see on raha, mis tiksub mu kontole ju niimoodi regulaarselt ja jooksvalt. ja, ja dividendi tõesti, et kui sa võtad seda nii, et dividend makstakse sulle välja, siis keegi sult seda enam tagasi ei võta. lihtsalt see
lahtine kasum ja portfelli väärtuse kõikumine on see, mis käib üles-alla, et siis heal päeval vaatad, et oi, nii palju saan poes osta ja siis järgmisel päeval vaatad, et oi, ma ei osta üldse midagi, on ju, et noh, see lihtsalt on niisugune No emotsioone kui me siin pakkuv. natuke erinevatest sektoritest ja valdkondadest räägime, siis kas sa tead peast, mis, missugused kaks sektorit on sellel aastal näidanud kõige paremat tootlust nüüd see 2,5 kuud või palju meil siin käidud on? Äkki mingid kaitsvad sektorid või ma üldse ei ole niimoodi vaadanud, et ma küll teen sektori analüüsi, aga ma ei ole nagu protsentuaalselt vaadanud, aga äkki, äkki seal see utilities või real estate või mingi kinnisvara või need kommunaalsektor või mingi kaitsev või? Tead, mina ise mõtlesin ka, et äkki nagu kas siis esmatarbekaubad, consumer staples või jah, tervishoid või tõesti kommunaalfirmad. Aga nüüd värskelt siin vaatasin ühel päeval ja avastasin, et kaevandus ja energia ja, okei. ja vist jälle ongi see Trumpi trall, on ju, mulle endale tundub. Mhm. Või siis teine asi on see ikkagi rotatsioon, et kusagilt liigutakse välja, on ju. Siin tuntud kauplejad müüvad tehnoloogia ja kommunikatsioonisektorit lühikeseks, tõenäoliselt kuskil vähem tuntud kauplejad samamoodi ja siis see raha kuhugi pannakse. mm, noh, kusagil tekib see ostusurve siis, et paistab, et siis äkki mingi väärtus aktsiate poole on hakatud vaatama või noh, ma ei tea, on ju, ma siin veeretan mingit narratiivi, aga. jah, noh, ma olen küll, ma olen sektorites päris suurelt short. Ma arvan, et kogu see short'i pott, et kui aktsiaid on pikaks 45% väärtusest, siis see short võib olla isegi 25–30% portfelli väärtusest, mis on noh, minu jaoks ikkagi suhteliselt palju short istuda, aga ma seda short'i poolt haldan natuke teistmoodi, et seal ma ei jää seda tõusutrendi ootama, et väljuda, vaid seal ma ikkagi osade kaupa väljun nagu nõrkusesse, Mhm. et ma ei jää seda viimast põrget ootama, mis lihtsalt nagu täiega sisse sõidab, on ju, lühikestesse positsioonidesse. Mul on õige mitu teemat, kõik on siin sellised päevakajalised, aga ma teeks hea meelega ühe reklaamipausi enne, mis Nonii, tähendab seda, et mul on 24. märtsil ehk esmaspäeval on tulemas ETF-ide veebiseminar ja eks ma nendest ETF-idest olen ühte ja teistpidi rääkinud ka, raamat sai ju ka aasta tagasi kirjutatud ja välja antud, aga tahan lihtsalt täna välja hõigata, et kellel on soov saada sellist sooduskombot, et siis veebikas koos raamatuga saab ekstra soodsalt, et sellisel juhul e-raamatu saab üldse 10 euroga ainult kätte. Et link läheb meil siin saate alla ja vaadake dividendiinvestor.ee, sealt saab soetada ka. Loomulikult järelvaatamine on ka olemas ja nii ja teisiti. Ehk siis lihtsalt, kes tahab niisugust sooduka võimalust ära kasutada, siis olge aga lahked. okei, Nii, väga aga hea. nüüd mul on üks järgmine teema, mis on selles suhtes päris personaalne ja isiklik, sellepärast et ma sain pihta nüüd korralikult oma portfelliga ja, Okei, ja tõenäoliselt sina oled samas positsioonis ja nüüd meil olekski nagu hea arutleda. Viimase, palju see oli, paari nädalaga või pooleteist nädalaga dollar nõrgenes euro suhtes päris kiiresti ja järsku. Ja aktsiaturud, noh, veidi ka nendel päevadel ja sellel perioodil langesid, aga minul selle suhteliselt lühikese ajaga kadus portfelli turuväärtusest, ma mõõdan seda eurodes, kadus sihuke 60–70 000. Ja väga suur osa sellest tuligi nüüd euro-dollari kursist. rikas. Ja kui ma numbrid kokku lõin, siis ma vaatasin, et mul on 85% portfellist on sisuliselt dollaris. Ma neid ETF-e väga ei arvestanud, on ju seal, noh, et ETF-ide sees on ka mingi 60% pluss-miinus on tegelikult veel dollari exposure. Ma võtsin lihtsalt need üksikaktsiad ette valdavalt või need üksikpositsioonid. Ehk sisuliselt kogu portfellist oli 85% või on 85% dollaris. Ja nüüd, kui see dollari euro kurss on agressiivselt ja kiirelt liikunud, siis mina nagu oma portfelliga sain justkui nagu topelt lõuahaagi. Ma sain nagu aktsiatega vastu lõuga, on ju, ja siis teiselt poolt ma sain dollari kursiga
ja see on midagi sellist, mida me tegelikult väga näinud ei ole viimase sellise 15-20 rohkem aasta jooksul. et pigem on olnud nii, et kui aktsiad kukuvad, siis dollar tasandab seda, dollar tugevneb, on ju. kas, kuidas sinu portfellil, oled sa seda vaadanud või kuna sa mõõdad asju dollaris, siis sa üldse ei pannud seda tähele? ma tahtsingi sulle öelda, et ära mõõda siis euros, et siis sa ei ole pihta saanud, on ju, et mina mõõdan oma portfelli dollaris ja ainuke asi ongi see, et mingi hetk, kui euro juba tugevnes ja tõusis dollari vastu, siis ma läksin pikaks euro futuurides niimoodi, et see nominaalväärtus on umbes 10% mu portfellist. Lihtsalt selleks siis, et kui ma võtan elamiseks eurosid välja, siis need futuurid nagu hedge ivad seda, et see, kui see dollari kurss nagu väga palju nõrgeneb, on ju. aga muus osas portfellis mina ei ole seda üldse niimoodi vaadanud, mõõtnud ega tundnud, et vaat see on hea näide nagu, et valu teeb see, mida sa siis niimoodi mõõdad, kui sa pihta saad, et kui sa ei ole teadlik ega ei ole isegi mõõtnud, noh, ma isegi ei olnud mõelnud üldse selle peale, vaata, sest see ei ole minu jaoks oluline. ja nii lihtne ongi, et ma natuke hedge in ennast eurofutuuridega, kui dollar hakkab nõrgenema ja muus osas ma lihtsalt jooksutan oma kauplemissüsteemi ja sul on vahetan. põhimõtteliselt on kogu see kauplemiskapital on dollaris või sul on mingeid europositsioone ka ja mingit ei, raha kõik on jääki euros ka dollaris, või? kõik kõik on on dollaris. dollaris. Ainult ja, väljakantav elamisraha on euros. ja sisuliselt siis saab öelda, et sellest kogu kapitalist, mis on dollaris, 10% ulatuses sa siis maandasid valuutariski ära või noh, jah, haldasid seda või haldad. jah, aga jah. kust see 10% tuli? Mingi aeg ma panin selle mingi valemi endale Excelis paika, et kui palju ma maandan ja väga seal mingit suurt teadust taga ei ole, et tunnetuslikult lihtsalt, et kui palju ma tahaks oma portfelli väärtusest maandada, et siis et mul on siis, et isegi kui see dollari nõrkus jätkub mitu aastat, et siis mul elamisraha välja võttes mul need futuurid nagu katavad seda vahet. Mhm. No vot, sellest ma tahtsingi rääkida ja sellepärast ma selle täna jutuks võtangi, et noh, enamus ikkagi investoreid mõõdavad oma tootlust eurodes. Interactive Brokers siis näiteks, mul on baasvaluutana ikkagi euro kirjas, ma tean, et sul on dollar, on ju. Mhm. Mm, ja see panigi mind tegelikult investorina ka siis mõtlema taaskord selle peale, et praegu see dollari nõrgenemine oli selle nädala-kahe jooksul, no see oli nagu imeväike ikkagi. ja kui ma võtsin ette need pikad euro-dollari tsüklid, vaatamegi siin mingi 25 aastat tagasi või isegi rohkem, siis tänane euro-dollari kurss on ju 1,08, 1,09, 1,22 on see tase, mis tegelikult ei tundu üldse kaugel, kui vaadata neid hinnagraafikuid ja kui see dollar peakski nüüd nõrgenemist jätkama, mis sisuliselt tähendab protsentuaalselt 12% veel sellist vastutuult, on ju. siis Mhm. kõik, kes võtavad nüüd selle euro-dollari graafiku ette, siis vaadake need järgmised siksakid, noh, sihuke 1,35, sinna on 25% täna minna. ja siis need mineviku tipud, seal 1,58, 1,60 ja see on juba 45% tänasest. ehk siis tahtsin iseenda jaoks neid riskistsenaariumeid lihtsalt natukene läbi mängida, et kui valdav enamus minu portfellist ongi dollaris ja aktsiatel läheb hästi, aga ma saan selle dollariga selle lõuahaagi, on ju, et kas oleks midagi vaja portfellis muuta, midagi ümber teha või ka siis hallata, on ju, natuke aktiivsemalt seda riski. et kui sa neid nagu numbreid kuulsid, siis sul hakkasid mingid kõrvad või mõtted liikuma või pigem mitte? et siis tuleb Miami'sse kolida, sest siis ma võtan elamiseks dollareid välja ja siis ei puutu euro üldse enam teemasse. okei, väga aga hea, see on nüüd, kuidas hallata dollari riske. kolime Miami'sse ja unustame hedžid ära, on ju. ja no siis ei ole euro üldse teema, on ju, aga ja no aga ma mõtlen, et miks ta peaks 45% euro tõusma sinna mingi ajaloolistesse tippudesse, et äkki ta jälle mingi hetk teeb saki hoopis alla ja poole aasta pärast on tagasi seal 1, ma ei tea, 0,5 juures ja flirdib jälle selle 1-1 piiriga, et noh, ma ei tea seda, on ju, et see ei ole mingi prognoos, aga
ma arvan, see valuuta käib nagu üles-alla, et ma mäletan, kui mina 2017 käisin endast targemaid kuulamas seminaridel, konverentsidel, siis targad fondijuhid soovitasid, et kui sa dollari aktsiatesse investeerid, siis lihtsalt arvesta, et valuuta käib üles-alla, vahel on ta sinu kasuks, vahel on ta sinu kahjuks ja nii on ju, et mina hedge in tegelikult seda, et ma pean eurosid välja võtma, sellepärast ma kasutan neid eurofutuure, et kui ma ei peaks elamisraha välja võtma, siis ma võib-olla ei teeks seda üldse, aga noh, kui sa nüüd nii räägid, siis võib-olla võiks, on ju, aga siis samas on see, et noh, sa alati hedge'i mõte on nagu see, et sa ikkagi noh, sa võtad ka hedge'iga mingi riski, on ju, et see hedge üldjuhul ei ole kasumi teenimiseks, ta on riskide maandamiseks. okei, tahad dollari riski maandada, see tähendab seda, et sa tihti ikkagi maksad peale sellele. lühiajalistes episoodides sa näed, noh, ma näen, kuidas futuurid läheb pikaks, näiteks dollari jälle hakkab tugevnema, väljun väikse kahjumiga, lähen pikaks, väljun väikse kahjumiga, lähen pikaks, väljun ja siis lõpuks võib-olla tuleb mingisugune periood, kus aasta aega euro järsult tugevneb ja mul see hedge tasub ära sellel hetkel, sellel aastal, aga võib-olla 10 aasta vaates on tegelikult kokkuvõttes nullis. ta lihtsalt nagu päästab mind sellest suuremast valust mingi ühel perioodil. see on üldjuhul hedge'i mõte. teine asi on nüüd see, et kui sa tahad olla Forex trader ja sa tahad nagu raha teenida selle pealt, et sa ajastad eurodollari kurssi, aga see on juba nagu täiesti teine teema, ma arvan, et sa seda ilmselt ei taha teha, on ju. ja pigem mitte ja, et ma noh, tõingi selle teema suuresti sellepärast lauale, et ma ise olen nii fondijuhina kui oma portfelli valguses need asjad läbi mõelnud ja aru saanud, et okei, et kui mul nii suur osa ongi dollaris, siis ma ei plaani oma portfellist vähemalt praeguse seisuga järgmised 5, 10, 15 aastat, võib-olla isegi rohkem selliseid, no järgmised 10 aastat ikkagi üle 10% portfellist ei plaani välja võtta, mis tähendab, et kui see osa on nagu eurodes, siis tegelikult on nagu kõik okei, on ju, et a la 10-15% portfellist on eurodes, siis see oluline osa rahast ei ole valuutariskile justkui avatud ja ülejäänud osaga, kui ma olen pikaajaline investor, siis ma vaatangi neid tsükleid, mis kestavad aastaid või vahepeal noh, nagu ikkagi venib sinna poole dekaadi või dekaadi pikkuseks ta välja, siis mul on nagu aega ja mul otseselt noh, see kuidagi ei morjenda ja ei mõjuta minu investeerimisotsuseid. Küll aga ma tegin lihtsalt igaks juhuks sellise update'i iseendale ja Miljoni klubi liikmetele ka, mis puudutas siis näiteks maandatud valuutariskiga USA aktsiate ETF-e. Ja avastasin enda üllatuseks, et kui me vaatame viimast, ma võin nüüd eksida, et kas ma vaatasin viimased 10 või 15 aastat tagasi või 12 või umbes selline suurusjärk, siis keskmiselt see mahajäämus nendel maandatud valuutariskiga ETF-idel oli umbes niisugune 4,5% aastas või niisugune 4-5%, mis on ikkagi päris suur ära antud tootlus selle eest, et me tahtsime seda valuutariski maandada ja noh, nagu kes nii-öelda nende finantsmudelite ja makromajandusega tuttav on ja nende mudelitega, siis noh, see intressimäärade vahe on ju, see interest rate differential on suuresti see, mis seda hedge imise kulukust määrab, pluss siis see fondijuht tahab oma töö eest ka veel tasu võtta, pluss meil on alati ju nende ülerullimiste puhul see on ju see tõusev kurv seal, kus me kaotame siis jälle mingisuguse jupikese, kui me seda kindlustust pikendame nii-öelda, et ega neid, ega see valuutariski maandamine käib ju hästi lühikeste perioodidega, et ostetakse neid noh, paarikuiseid futuure ette on ju sisuliselt või swap'e on ju, et nojah, midagi fikseerida. no just see ongi see, mis sa ütlesid, et see on nagu kulu justkui, see hedge on kulu ja sa oled nõus siis maksma, esiteks nagu sa ütlesid, kõik võtavad oma tasu sealt vahelt, seal on mingid käärid, tehinguslipis, rullimine, futuurid, kõik on ju, et see on tegelikult kulu jooksvalt ja siis see mõte ongi selles, et sul võib olla siis kord 10 aasta jooksul mingi periood on seda nii-öelda kindlustust vaja, kus ta siis sind aitab sul pehmendada seda riski, kui see risk realiseerub, aga kui see risk 10 aastat ei realiseeru, siis sa maksadki iga aasta seda kulu, et siin tulebki nagu mõelda selle peale, et
noh, täpselt nagu siin aasta lõpus sa rääkisid oma selle SB500 puttidega kogu portfelli hedge imisest, et hedge on mingi kulu, et sul pidevalt läheb raha selle peale ja siis mingi hetk tasub ära. noh, mina näiteks nüüd, kui me siin eelmine suvi, vaata augustis, kui see Volmageddon oli ja volatiilsus tõusis ja siis ma mäletan, ma rääkisin ka, et ma oma selle aktsia hedge'id, sektori short'id panin nagu väikse kahjumiga kinni hetkeks justkui nad töötasid, aga kinni pannes nad olid juba nii-öelda tagasi, turg oli tagasi tõusnud, siis aasta lõpus mul oli natuke short, aga nüüd ma jällegi, nüüd ma nägin, kuidas mu see hedge ära tasus, nüüd see viimase kuu-paari jooksul, kus turg kukkus ja jätkas langemist. nüüd ma olen juba realiseerinud ka oma neid short positsioone, hedge'e, et ma nüüd nagu näen jälle seda perioodi, kus see tasub, see kindlustus nii-öelda on tasunud. et see ei olegi nii lihtne jah, et see pikas plaanis ei tasu ei pruugi üldse olla nagu plussmärgiga mäng, et see võibki olla miinusmärgiga, kui need riskid ei realiseeru, mida sa maandad. mm. -hmm. jah, no ma mõtlen, et kas midagi tahaks veel öelda, võib-olla siis kokkuvõttes ühesõnaga, et see viis, kuidas ma Miljoni klubi liikmetele selle kokkuvõtte tegin või serveerisin, oligi see, et vaadata lihtsalt või vaadake lihtsalt üle, kui palju teil portfellis on valuutariskile avatud ja kas on vaja lähiajal raha mingi elamiseks välja võtta või mitte, on ju. ja kas see valuutariski või valuutakursi potentsiaalne liikumine nagu tekitas mingisuguseid emotsioone ja hirme siin ja siis korraks nagu mõelda läbi, et ega siin neid lahendusi on mitmeid, et me ei pea ainult rääkima hedge imisest läbi selle, et me fikseerime neid valuutakursse ühel või teisel moel. meil on ka Miami'sse kolimine ja teine asi on meil see, et liiguta siis rohkem varasid sellistesse instrumentidesse, kus sa ei ole valuutariskile avatud. ja kolmas või neljas siis variant on veel ka see, et lihtsalt day trade'id ja optsioone ja aktsiaid selles mõttes, et vaata, nüüd ongi siin, et aktsiad saavad samal ajal sisse, valuuta saab sisse, aga ka nüüd see viimane kuu aja langusperioodil ma nii hästi näen, kuidas mu volatiilsusstrateegiad jällegi teenivad raha samal ajal, et nii day trade aktsiates, mis kaupleb pikaks ja lühikeseks volatiilseid aktsiaid päevasiseselt ja ka optsioonide volatiilsuse müük, need on mul nagu hästi toiminud ja siis on nagu hea näha, vaata, et kui pikaajalised trendid saavad sisse, annavad lahtist kasumit korrektsioonil tagasi natuke, siis midagi muud jällegi töötab ja neid lühiajalisi day trade'e, neid ei huvita mingi valuutakurss või asi, vaat need on nagu noh, lühiajalised tehingud on ju, nad on mul ka küll dollaris, aga nad toodavad nagu rahavoogu, noh nagu sulle alla dividendid on ju, et selles mõttes neid variante on jah, aga võib-olla see Miami'sse kolimine oleks nagu kõige ägedam. ja mul ei, nali. üks selline praktiline soovitus tuli veel meelde, see on nüüd tasumata reklaam, et keegi ei ole nagu mingeid soovitusi mulle jaganud või palunud seda öelda, mida ma nüüd ütlen, aga mul lihtsalt tuli meelde, kuna Marko Oolo ja Taavi Ilves käisid meil seal Miljoni klubis oma seda portfellihalduse tarkvara tutvustamas, siis seal on see funktsionaalsus olemas, et sa näed oma tootlust komponentide lõikes, on ju, nii-öelda hinnatõus, rahavoog, kulud, mis on läinud ja valuutakursi muutus ka. ja tegelikult noh, kes tahavad hästi detailset ülevaadet oma portfelli tootluse liikumisest ja nende komponentidest, siis see tööriist oli ikkagi päris hea. et Interactive Brokers'is ma ei ole leidnud nagu nii head moodust, et ta näitab sul mingi vaba cash'i jääki, kui ma hoian välisvaluutas cash'i, siis ta näitab nagu sellele midagi, aga muidu ta nagu seda valuuta mõju, mina ei ole vähemalt leidnud sellist head viisi, kuidas vaadata. okei, noh, ma ise seda ei vaata üldse, aga siin, kusjuures siin Hispaanias Marko Oologa käisin brunch'il Marbellas, et saime kokku ja oli sihuke huvitav paaritunnine vestlus, et siin neid eestlasi ja investoreid ja inimesi on veel siin piirkonnas. aga ma mõtlen, et ma viskan ühe teema veel laua peale, sellepärast et ma saan aru, et sul on elu praegu suhteliselt chill ja lill, sa ei mõõda oma vara, ei löö ümber eurodesse, ehk sind ei kõiguta üldse need asjad, millest mina täna olen rääkinud ja mida ma olen lauale toonud.
aga kuna ma ei tea, mulle endale meeldib neid riskistsenaariumeid vahest läbi mõelda ja täpselt see, nagu ma paar saadet tagasi tõin, need put-optsioonide ostmised ja järgmise suure paugu eest portfelli kaitsmise laua peale, siis siis oled sa nagu ise mõelnud, et kui näiteks sihuke 25, 30, 40% sinu kauplemiskapitalist kaob ära, ükskõik lihtsalt nagu mingid strateegiad ei tööta lihtsalt piisavalt pikalt, on ju. Mhm. kas, kas sa kuidagi muudad oma tarbimisharjumusi või seda ulatust, kui palju sa kulutad siis, on ju. Noh, reisimine kaasa arvatud, on ju, kusagil mujal elamine ja. no küsimus on selles, et kas see kaotus on nagu nii suur, et ma pean seda tegema, et ma lihtsalt ei saa muidu oma kauplemist jätkata või strateegiaid jooksutada. noh, niisugune 30%-line portfelli langus peaks tegelikult olema mul mitte nüüd tavapäraselt ootuspärane, aga ma pean selleks valmis olema täpselt siis, et kui strateegiad lähevad turuga sünkroonist välja, halvad asjad satuvad samale ajale, et ei kompenseeri strateegiad üksteist nii hästi ja mitu strateegiat korraga kaotavad. ma pean selleks valmis olema, et ma kaotan kolmandiku oma portfelli väärtusest mingi perioodi. aga minu jaoks ei ole see nagu kaotus selles mõttes, et see on pigem nagu portfelli volatiilsus, et ikkagi, kui mul strateegiad töötavad edasi ja ma oma kauplemissüsteemi edasi jooksutan, siis ootus on see, et see taastub ja see raha tuleb tagasi ja rohkem, mitmekordselt tagasi, on ju, sealt edasi. ma ei tahaks oma elamisharjumusi sellest muuta, sest ma nagunii elan suhteliselt tagasihoidlikult oma varade mõistes, et ma elan alla oma võimaluste. aga Kuidas sa ma, seda mõõdad? noh, et ma saaks kulutada rohkem, ma ei tea, et sõbrad küsivad, et kuule, miks sa ei osta endale mingit ägedat autot või Tallinnasse mingit korterit või midagi, on ju, et sa ju saaksid, on ju. et noh, võib-olla see ongi, et mind nagu ei huvita mingid asjad ja mind huvitab oma äri kasvatamine, et ma saan seda raha oma portfellis lumepallina veeretada, aga samas ma tahan ikka elada nagu hästi, käia restoranides ja tunda ennast hästi ja teen neid asju, mis mulle meeldib, aga lihtsalt vastus su küsimusele, et see võib muidugi alateadvusesse võib mõjutada, et hoiad kokku või noh, ma ei tea, ei lähe Miami'sse, lähed kuskile Tenerifele, on ju, noh, mis iganes, et eks ta siukseid asju võib ikka mõjutada. aga mis ma olen ise nüüd viimasel ajal rohkem mõelnud, kusjuures ma olen ka sellel teemal ikka ise ka mõelnud, et ma olen lugenud mujalt ka, et ka mitte, et ma ennast jõukaks peaks, aga et jõukad inimesed isegi mõtlevad tagakuklas tihti, et mis saab siis, kui mul raha otsa saab, kui midagi juhtub, Mm. on ju. aga ma olen nagu mõelnud sellele hetkel, et isegi kui on raske periood, ma võtan ikka raha samamoodi välja, ma elan ikka samamoodi, aga tegelikult mul on juba praegu nagu, mul on ikka mingid ettevõtlusmõtted ka siis kauplemiseelsest ajast, kui ma tegin veebiärisid. mul on nagu mingeid mõtteid veel, mida ma võiksin teha, et oma aega sisustada, kui mul on kogu kauplemine automatiseeritud. et ma arvan, et õige viis oleks mitte elamiskulusid hakata kärpima, vaid proovida siis raha juurde teenida, seda. lihtsalt Okei. muude tegevustega siis ettevõtluse veebiäridega. No see on huvitav, et me oma jutuga nüüd läksime sinna alla oma võimete elamise juurde, sellepärast et ma ei teagi, millest see ka tingitud on. Viimasel ajal võib-olla veits keeras kruvi see maja ehitamine, sellepärast et oli vaja neid rahavooge hallata ja ikkagi nagu suured summad tundusid ja kas mängivad nagu asjad kokku ja kõik kenasti jookseb, on ju, alati ju eelarve läheb üle ja nii edasi. aga ma kuidagi ise nagu tunnen, et ma olen ka natuke sihuke kokkuhoidlikkust omale veel kruvi peale keeranud, et nii või teisiti on selline kokkuhoidlik meelelaad olnud läbi aja erinevatel põhjustel. ja, ja täna sõitsime naisega koju, käisime Kubi all ja kaks asja, et esiteks ma ütlen, et ma ei ole kunagi neid asju teinud ja nüüd ma esimest korda tegin, see kõlab võib-olla nagu suursugusemalt, kui see tegelikult on ju, aga me võtsime siis seal Kubi all selle Savisviidi, mis maksis
põhimõtteliselt võib-olla 30 eurot rohkem kui tavatuba. ja lihtsalt sellepärast, et me oleme seal regulaarselt käinud ja see standardtuba on nagu suhteliselt kitsuke, eriti kui nüüd minna pisipojaga, onju. ja siis mõtlesime, et äkki noh, oleks suurem tuba, oleks nagu kuidagi rohkem ruumi ja see lapsevoodi ja kõik nii edasi. ja, ja tegelikult see oli nagu kahetoaline sviit, see oli nagu mini kahetoaline korter ja see kogemus, nii kui sa astud sinna tuppa, kuna me oleme regulaarselt seal kubi all käinud, üks lemmikkohtasid on ju, eriti talvisel perioodil, siis oli hea võrdlusbaas minevikuga. nüüd ma astusin sinna sellesse kahetoalisse minikorterisse või sellesse sviiti ja mul oli kohe nagu nii teistsugune tunne, et oh my god, et nüüd on täielik luksus selle ainult lisa paarikümne euro eest. ja et miks ma nagu varem selle peale ei ole mõelnud. ma olen alati reisides üritanud vaadata, et mis on tubade ruutmeetri suurused, sellepärast ma tahan nagu mingeid oma võimlemisharjutusi hommikuti teha, onju, ja mitte iga vibutusega kuhugi vastu klaasi ja kappi lüüa. aga, mm. aga selliste nagu veits suuremate tubade või sviitide peale ma millegipärast polnud kunagi varem mõelnud ja nüüd ma tunnen, et mu nagu mõtteviisis küll mingisugune muutus siin toimus. Niisugune lühiajalised sviidis, lühiajalised hotellitoad kallimad ja nii, minu arust on nagu okei, vaata, et see on nagu, kui niisugune lühiajaline, et sa lähed paariks ööks või midagi, aga noh, näiteks siin Hispaanias praegu ma olen nagu ju kasutanud Airbnb ja Bookinguga neid lühiajalisi kortereid ja ma tean, et ma maksan tegelikult üle, on ju, et kui ma maksan siin 1500 eurot kuus, umbes niisugune 50 eurot öö, siis ma tean, et ma pikaajalise lepinguga saaks selle korteri 1000-ga kuus või isegi vähem, 800 kuni 1000 eurot. minul läheb 1500, okei, jah, kommunaale ei pea juurde maksma, aga natuke on see mugavus ja lihtsus praegu lihtsalt vaata, et ma lihtsalt Airbnb-st vaatan mingi koha, et et nüüd siin ma olen päris mitmes erinevas kohas olnud, siin see, mis te praegu selja taga näete, see on niisugune päris okei korter, aga mul tegelikult eelmine kodu oli päris äge, üle 80 ruudu ja niisugune hästi suur rõdumööbliga ja kõik. aga samas see standard on siin nagu natuke madalam kui Eestis, et Eestis kuidagi tundub, et juba uusarendusi on rohkem ja sihuke isegi väikse stuudiokorteris sul on nõudepesumasin ja vannitoas on põrandasoojendus ja need on nagu siuksed elementaarsed asjad, vaata. aga siin maksan 1500 eurot kuus ja mul ei ole nõudepesumasinat ega põrandasoojendust näiteks, et noh, mingid siuksed asjad, vaata, et muidugi ma tahaks maksta 100 eurot öö eest 3000 kuus renti, aga noh, ütleme siin üksi-kaksi olles ilma pereta, see on natuke nagu priiskamine, võib-olla 3000 eurot kuus maksta korteri eest, aga samas noh, see on ka natuke alla võimete elamine, et ma võiksin seda endale lubada. aga ma ei raatsi võib-olla, et ma selle arvelt saan oma äri kasvatada, aga siis ongi see, et võib-olla peaks nagu Markus Whatsapp, et võib-olla peaks nagu rohkem mitte tööd, aga ütleme, peaks siis rohkem midagi tegema, mingit ettevõtlust või midagi siis, et tegelikult oleks normaalne maksta 3-4 tuhat eurot kuus korteri eest, et see ei peaks olema liiga kallis. no okei, ma mõistan seda sinu mõttelaadi väga hästi, sest mul on endal täpselt sama tunne, et vaatan igakuiseid nagu noh, mis raha siis alles jääb, mida saaks säästudena investeerida ja justkui need ülekanded, mis ma sinna iibe kontole teha saan, need pakuvad nagu kuidagi ekstra suurt rõõmu ja heameelt. aga siit tulebki see teine teema, et sõitsime nüüd sealt kubi alt koju ja siis ma hakkasin mõtlema, et põhimõtteliselt mul nagu ei olegi selliseid materiaalseid unistusi, mida ma nüüd nagu hullult tahaks. ja okei, ma saan aru, et osaliselt on see tingitud seetõttu, et üks suur asi sai nagu ära tehtud ja see oli pikalt fookuses, see oli, on ju, kulukas, oluline ja võttis palju aega, et võib-olla ei peagi olema, aga teistpidi nagu äkki ikka nagu peaks olema mingisugused sellised materiaalsed unistused. ma just nimelt nagu kasutangi sõna materiaalsed, mingid asjad ja mingid sellised nagu ma ei räägi nüüd mingi lavish lifestyle ja luksus, aga siis ma autosõidu ajal küsisingi naise käest, et no kas sul on nagu mingi nimekiri ja siis sealt nagu tuli, onju, siis ma küsisin, kas veel, siis tuli veel, siis tuli veel ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on võib-olla mingi 2 või 3 asja siia vastu panna ja that's it, onju, see on minu nimekiri. et kuidas sul on, et kas sul nagu tegelikult nagu on mingeid soove, unistusi ja tahtmisi või sul polegi neid ka nii väga palju? otseselt ei ole, mulle meeldib ka nagu mulle asjade asemel
meeldivad kogemused ja nii-öelda noh, asjad, mis tekivad mälestusi, on ju mingid kogemused ja tegemised ja käimised ja nägemised, et mitte nagu mingi asi, et ma saan mingisuguse riiuli peale endale mingi uue lukseseme või mingi kalli nipsasja, on ju, aga mida ma olen mõelnud, on see, et kuna ma noorena, teismelisena olin sihuke autovend, vaata sihuke pooloss, on ju, Fast and Furious, autode tuunimine, tegin seal endale esitulede kulmusid ja tagaspoilerit ja palju ka ise ehitasin ja tegin noorena, mul oli nagu autode vastu huvi, sest raha ei olnud aga garaaž ja võimalus oli nagu ehitada, et panin ise mingeid helisüsteeme, supakaid ja värke, siis ma olen nagu mõelnud seda, et mul peale seda, kui ma transpordiäriga, limusiinirendiga tegelesin ja alguses olin ise autojuht ka, siis mul mingi hetk see autosõidust nagu oli täiesti ükskõik nagu, et mul hakkasin kesklinna elu elama ja nautima Bolti, Uberit ja jalutamist, siis ma olen nagu mõelnud selle peale, et võib-olla kui mul mingi keskea kriis tekib, et äkki ma nagu nüüd, kuna nüüd mul on võimalus, vaata noorena tahtsid, aga ei olnud raha mingi ägedat street race'i pilli tuunida, soetada, et võib-olla nüüd, kui on raha, aga ei ole enam huvi, äkki keskea kriisiga tekib see, et ma võtan mingi eriti jõhkra Fast and Furious Street Race pilli endale, tuunin selle Tallinna kõige kiiremaks autoks ja siis lihtsalt käin neljapäeva õhtul, ma ei tea, kas need enam toimuvad, neljapäeva õhtuti seal Ülemiste parklas kogunemine ja siis on edasi Piibe maanteele Street Race, et äkki kunagi. okei okay., nii, aga midagi veel või Lihtsalt ma olen ongi mõelnud suhteliselt? seda, et ma lihtsalt tahan nagu tõsta oma elatustaset, et paremini noh, elada selles mõttes, et ongi kallim kodu, kallimad restoranid, nagu sihuke lihtsalt Mhm. rohkem kulutada nagu. okei okay., no eks meestel vist ongi loogiline, et ma ise mõtlesin ka siin auto peale, et eelmine auto 5 aastat tagasi saigi soetatud nagu teadlikult ja meelega sihuke pisike, sest eelmine oli suurem, nüüd mul enam koera ei olnud, suurt koera, peret veel ei olnud ja siis tundus, et vahelduseks on niisugune väiksem ja vilkam auto on nagu mõnus. ja nüüd siis vaatan, et kodinad ei mahu enam pagasnikusse ära, et isegi ainuüksi mingi käruraam ei mahu sinna pagassi sisse ja siis see frustratsioon on nii suur, et enam-vähem nüüd seal nimekirjas see esimene asi olekski nagu natukene mahukam sõiduvahend, on ju. kuule, aga kas võtame lõppu mingisuguse asjaliku teema veel? Eelmises saates rääkisime siin aktsiate üleviimisest, sa ütlesid, et sul tekkis küsimusi sellega, et tahtsid midagi täpsustada või? Ma enam ei mäleta neid küsimusi tõenäoliselt, aga me võime üle käia selle, sellepärast et see on päris aktuaalne teema. ja ma näen, et neid Interactive Brokersisse konto avajaid on ikkagi väga palju ja olen aru saanud, et suur osa tahab mingisugused väärtpaberid ka siis üle viia. sinul on see kogemus olemas, on ju, värskelt? jah, et ma vaatasin selle korra üle ka siin, mul oli mingid märkmed, et jaanuaris tegin seda, et mul, kuidas see nüüd oli, et aga põhimõtteliselt ma lihtsalt meenutan, oli siis see, et ma alustasin seda üleviimist IB keskkonnas, transfer positions, tegin siis sinna sisse tuleva positsiooni kande, kuhu ma pidin siis panema selle aktsia isinkoodi, mida saab guugeldada, mis börsil ta kaupleb, kus ta mul praegu on, LHV andmed, seal isegi selles drop-down menüü valikus oli LHV pank olemas ja siis selle peale sinna ma panin kõik aktsiad sisse, mul oli vist 3 aktsiat, aktsiad panin sisse. IB andis mulle emaili aadressi, et ma annaks selle edasi siis LHV-le, et LHV võtaks nendega ühendust ja lepiks siis selle üleviimise kokku. siis ma pidin minema LHV-sse tegema makseta väärtpaberi müügi orderid eraldi iga positsiooni kohta. ja seal olid mõned asjad, mida ma meili teel üle küsisin, mis mul küsimust tekitasid. esiteks seal oli vaja panna väärtus ja kandekuupäev. ja see ei ole väga oluline, et see väärtus ja kandekuupäev võib olla sama kuupäev, aga vähemalt 5 päeva tulevikku panna. mina panin vist 10 päeva või isegi 2 nädalat, et anda nagu varu, et neil on aega sellega tegeleda ja siis see väärtus kandekuupäev on justkui see, millal see peaks nagu üle tulema siis. aga see ei pidanud oluline olema, et LHV ütles, et isegi kui neil läheb kauem, siis sellest midagi ei juhtu.
ja siis oli vaja panna soetusmaksumus. mina panin soetusmaksumuseks selle, millega ma olin nad LHV-s ostnud, aga IB kuvab ikkagi soetusmaksumusena seda üleviimise hetkehinda, Mhm. aga see ei ole ka oluline, sest et ta jääb sul investeerimiskonto süsteemi sisse, sealt ta ei välju ja mul oma Excelis on nagu see õige ostuhind, millega ma ostsin olemas, et siis mind see ei häiri. Ja mis seal siis veel oli? Sinna LHV-s pidi panema lisainfokasti oma selle IB konto numbri, see U-ga algav see IB kontonumber. ja mina panin veel lisainfosse siis selle emaili, mis IB mulle andis, et LHV ühendust võtaks ja siis lihtsalt mainisin ka lisainfos ära, et mul on siis need kolm positsiooni kõik ühe kandena IB-s. Mhm. ma olin küll ise samal ajal LHV-ga emaili teel ühenduses, et küsida neid asju üle, aga tegelikult ei oleks pidanud olema. et tegelikult see, mis ma praegu ära seletasin, selle järgi kõik tegin ära, aga ma tahan tegelikult ühe asja öelda. ma arvan, et ma võin jätta video alla oma IB soovituslingi. Ja kui keegi ei ole veel kontot teinud ja tahab teha, siis võib läbi minu soovituslingi teha ja siis võib ka mulle kirjutada, kui mingi mure või küsimus on, ma siis aitan lihtsalt nii-öelda niisama selle eest, et mu soovituslinki kasutad. ja selle soovituslingiga on see, et ma ei tea, seal oli kirjas, et mina saan $200. ma arvan, et see on kuni $200, olenevalt palju see klient deposiiti teeb oma kontole, sest see, kes minu soovituslinki kasutab, saab 1% väärtuses IB aktsiad oma kontole vastavalt palju ta raha peale paneb ja maksimum on $1000 väärtuses IB aktsiaid. ehk siis, kui keegi kannab $100,000 kontole, siis ta saab $1000 IB aktsiaid. kannab 10 000, saab $100 eest aktsiaid. mina tegin oma konto ilma kellegi soovituslingita, kandsin korraliku summa peale, näed, oleks saanud $1000 eest IB aktsiaid, aga jah, kahjuks nägin seda tagantjärgi, seda võimalust. et ma saan jätta selle soovituslingi, sest seda soovituslinki saab jagada ainult eraisiku kontoga. OÜ kontod ei paku seda võimalust. ja varem mul, kui sõber küsis, vaata, ma ei saanud soovituslinki anda, sest mul oli ainult OÜ konto, aga nüüd ma saan seda jätta. Mhm. jah, ja et noh, see tegelikult ongi konto avajale on see igati sihuke tulus diil, ütleme siis nii, et sellele soovitajale on sihuke nii ja naa, et nad minu arust kontrollivad aasta hiljem, mis on see konto avaja konto jääk või tema kontol olevate varade turuväärtus ja minu arust see miinimum oli seal kusagil 10 000 äkki. Et noh, sealt sulle või mulle, kui me seda soovituskoodi jagame, midagi võib tilkuda või mitte, aga ma olen ka siis paaril inimesele, kellel ma olen aidanud kontot avada, enda soovituskoodi jaganud ja need IB aktsiad tulid sinna ikkagi väga käbedalt kohale. isegi minu Hmm. arust siin nädala-paari jooksul oli midagi juba olemas ja tulevad siis murdosa aktsiatena, on ju, täpselt selle summa alusel, nii nagu Markus kirjeldas. okei, aga mingeid küsimusi sul tekkis veel selle kohta, üleviimise kohta? praegu mitte. Kui sa panid see 10 päeva, kas ta tuli kohale umbes sihuke 3, 4, 5 päevaga, tuli kiiremini või ei, ikka sa paar nädalat mäletad? läks, tegelikult ta tuli, isegi mul tuli vist natuke hiljem, ta tuli ikkagi paari nädalaga. paar nädalat läks ja aega. ma mäletan, et kui ma tõstsin Lynxist IB-sse üle, Lynx on siis nii-öelda white label itud IB tegelikult, siis mulle saadeti enne e-kiri, et me nüüd sellel kuupäeval reaalselt liigutame need aktsiad ära ja et nüüd sa ei saa kaubelda. ma ei tea, kas antud juhul ka keegi kuidagi teavitas või ei olnud? minul ei olnud seda, aga ma korra mõtlesin küll, et kui mul nüüd tuleb see vaja need ära müüa, nii-öelda Excelis topsab pihta, mul on vaja need ära müüa, et siis ma pean lihtsalt IB-s olema short nii kaua. et ma võtan ja lihtsalt teisel kontol vastaspositsiooni nii kauaks. aga käis nagu selles mõttes okei okay., jah, see üleminekupäev oli küll nii, hetkeks oli see, et LHV-st olid aktsiad kadunud, aga IB-s veel ei olnud, aga see oli seal mingi paar tundi ja et ma isegi ei muretsenud selle pärast. Mhm. Ja kui me siin sellest IB-st nagu natukene juba räägime, siis noh, kõik, kes konto avavad, siis
vaadake kohe esimese asjana üle, ma ei tea, tehke 2 asja ära, pange omale see topeltautentimine peale, on ju, two-factor authentication ja seadistage omale siis see soodsam tiered, hinnaplaan või hinnaskeem. Et neid asju, ma arvan, tasub meeles hoida kohe kontot avades. jah, aga kusjuures need, kes teevad vähe, aga suuri tehinguid, siis ei pruugi see tier, siis võib isegi fixed fee olla parem kui tiered. aga siin me räägime ikkagi juba kuuekohalised, no ikkagi üle 50 000, 100 ja 000 sihuke tehingud või? 50 000 ja jah, edasi võib-olla või isegi 30 000, sest ma tean, et ma mõned tehingud, mis ma olen teinud, sihuke 30, 50, 60 000, isegi 30 kuni 50 000, ma olen märganud, et ma fixed'iga maksin vähem, aga kuna mul lihtsalt neid väiksemaid tehinguid kõrge tehingusagedusega strateegiatel on rohkem, siis mul ikkagi kokkuvõttes tasub ära see tiered. aga tead, see sõltub ju väga palju aktsia hinnast, sellepärast see jah. tiered ju loeb tükke, on ju. et seda jah, peab ka arvestama, et jah, kui on mingid väiksed sendiaktsiad, siis ka võib fixed ja, parem täpselt. olla. No nii, sellised praktilised soovitused siia lõppu ja sooduskoodi leiate ka saate kirjeldusest, nii et kribinal sooduskoodi kasutama. ja võib-olla siis järgmises saates väike diiser, et me saime ühe küsimuse eelmise saate all backtestimise kohta, et kuna see on niisugune eraldi teema, et jätame äkki selle järgmisesse saatesse. ja on varasemate saadete osas veel, mul isegi tänaseks oli ette valmistatud paar küsimust, mida tahaks katta, aga jätame siis selle ka järgmisse korda. no aga mis siis häid soove siia lõppu veel, et jah, et jõuaks Hispaania soojad ilmad ka siia Eesti kanti, oleks täitsa tore, kui kevad tasapisi saabuma hakkaks ja. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.